poodide ja asju. No vaadake, oh my god. Uued pintslid on nagu mõne inimese jaoks on uued kingad. Ja kõigepealt ma panen siis silma alla concealeri ära ja ma kasutan seda sama Mesauda käsna. Nii et esimene touch mõlema jaoks. Nii, kohe näeme. Ilusti võttis tooni külge. Siit siiani mul ei ole mitte midagi. Ja siin on mul siis concealer ja siin on siis puuder. Selle puudri kohta ma ütleks küll, et isegi puhta näo peale on ta nagu väga hea katusega ja seda saab nagu kihiti peale kanda. Ehk siis, mis ma olengi siin teinud, et ülejäänud näole või ümber näo ma olen pannud põhimõtteliselt ühe kihi, võib ka 2 kihti panna ja siis siia ma tegin nagu rohkem, millest tekib see efekt, nagu ma oleks juba kontuuritud. Et kui ma panen siia poole nüüd teise kihi juurde, siis see läheb oluliselt tumedamaks, tekib samasugune efekt nagu on siin. Nii, siin on nüüd teine kiht olemas ja siin ei ole. Näete tooni vahet? Et siin oleks nagu õrn kontuur tehtud, aga siin ei ole midagi. Nii et töötab. Ma ütleks igapäevaseks kasutamiseks väga okei ja ta on täiesti matt. Ja tal on pigment on ka päris hea. Seda ma kindlasti soovitan. See on Mesauda. Ja selle nimetus on Skin Veil Foundation toonis Honey. Mul on siin see. Ma kõigepealt võtan siit seda kuldsamat. Ossa-säde. Näete vä? Kui intensiivne te on. Okei, roosa pigmenti ei tule nagu nii väga välja. Ainult nagu mingi valguse käes. Et tema see põhiefekt on ikkagi rohkem nagu selline metallne läige. Ta hästi huvitavalt mängib valguse käes, et kui ma keeran, kui ma olen otse, siis ta nagu otseselt roosa ei paista. Kui ma nüüd veits keeran, siis ta paistab nagu peeglist. Mingi valgusega ta nagu murdub, nii et ta nagu tundub, issand, ja läbi kaamera tundub nagu mul oleks nägu märg. See on ülihea näitaja, sellepärast, et see automaatselt tekitab selle efekti, et mitte mul ei ole hunnikus seda nii-öelda särapuudrit, seda tükilist särapuudrit näos, vaid et ta jätab sükse hästi nahalähedase tekstuuri. See on nagu ülihea näitaja. Ja põhimõtteliselt ma olengi kõiki 4 tooni nüüd kasutanud ühe korraga. Beeži panin kõigepealt siia, põsesarnadele panin roosat, otsaette panin jõelõua peale. Panin seda bronsimat. Oi jah. See on LA Splash ka, saate Treidhausist. Täna on kõik kogu stuff ainult Treidhausist. Nüüd võtame fiksaatorspray, ka Mesauda oma. Tuleb siit midagi või? Hästi õrn siuke nagu mist. Ja kuna ta on nii peen ja kiuline, siis seda peabki veits lähemalt nagu laskma. Ma ei tunne, et mu nägu oleks märg. Ma natukene tunnen nagu ta olekski ära fikseerinud, ehk siis natukene nagu kisub, aga mitte midagi nagu hullu. Peaks proovima ära kulmupintsli. Selle siis. Oh my god, see on nagu skalpell. Oh my god. See ei ole nagu reaalne. Okei, mul on umbes 10 siukest veel juurde vaja, palun. Oh my god.
see on, ma pole ühelgi kulmupintslil nii-öelda sellist, minu jaoks on see superpower, mida see pintsel praegu suudab. See on siis B ja D on kõrvuti Bedellium Tools ja mingi Golden Triangle nii-öelda sarjast. See on amazing. Nii, see on nüüd Mesauda Extreme Matte Liquid Lipstick ehk siis matt huulepulk või huulekreem musta värvi. Ja mina tahan sellega teha seda sama pintslit kasutades endale laineri. Minge ära. Täitsa erinevad tulid. Aga see on minu viga, mitte pintsli viga. See on hea värv. Okei, pintslid saavad minult väga kõrged hinnangud. Mulle meeldivad seda tooni huuletooted kõige rohkem sellel põhjusel, et ma saan alati teda teha nuudimaks, aga see toon on just nagu õiget värvi, nagu minu nii-öelda huules ja limaskest on täpselt sama. Ja see on üks nipp, mida ma kasutan näiteks nude huulte tegemisel selleks, et neid nii-öelda muuta plampimaks. Ma kasutangi nii-öelda üle huule või siis ainult nagu servades niimoodi seda tumedamat tooni ja keskele panen heledamat, et siis tekib nii-öelda see mitmemahulisem efekt. Ja see on hea toon sellepärast, et kui sa teed musisuud pildi all või oled seltskonnas ja te teate ise, et need liquid lipsticksid jätavad siia need randid. Et kui sa teed musisuud, siis see ei paista välja. Ja pigmenti pidin kasutama. Ma võtan selle sama pintsli, millega ma tegin huuli. Ta on veidi nüüd veel selle tootega koos, mis on hea, sest see teeb ta niiskeks. Ja ta võtab ilusti toote külge. Ja ma lihtsalt patsutan seda siia peale. See on ideaalne nii-öelda pruudi meigi toon, et ta on selline roosakas, aga ta on kuldne ka. Ja kui te praegu vaatate, ühel silmal on ja teisel ei ole, siis teine see kohe nagu torkab rohkem silma ja ta tundub avaram, sellepärast, et see valgus nii-öelda peegeldab tagasi selle pigmendi sära pealt siis. Muidu kui pigmenti panna silma peale, siis alati see alumine osa on kõik seda puru täis. Ja see ei ole üldse kukkunud alla. Kui ilus. Nii ilus. See pigment oli siis LA Splash Diamond Dust toonis Celestial. Jällegi Tradehausist. See on Mesauda Extreme Matte ja see on toonis Marshmallow. Ma võtan siit ühte lauvärvi natukene, et panna silmakoopasse. Ma tahan lihtsalt näha, et kuidas see pintsel käitub. Oh jaa. Hajub nagu unistus. Pean neid pintsleid juurde ostma. Esiteks need näevad kihvtid välja ja tõepoolest nad on mind üllatanud. I am happy. Need on Bedellium Tools. Kindlasti soovitan. Ma võtan need kohe töösse ja kohe hakkan tegema nii palju, kui ma saan. Üldse Mesauda on nagu kuidagi nagu täitsa üllatav. Mul ei olnud absoluutselt mitte mingisuguseid ootuseid, sellepärast, et ma ei ole kunagi tarvitanud ja keegi ei ole mulle otseselt nagu mingisugust infot Mesauda kohta üldsegi andnud. Ma ei saa nagu miks. Concealer väga hea. Ülejäänud Mesauda tooted, mida ma olen saanud proovida, on nagu vau. Ja need huuled. Vau. Mulle väga meeldib see toon. Thanks, et te minuga olite. Ma lõpetan ära, sest ma pean tööle asuma.